nüüd teises liigas on Rõuge Saunamaa kohtur ütleb veel ka Müürile, et õige kaugusvalid ja nüüd värav! Rummu Tümamu lööb ära oma esimese värava autoriks number 14 Vitali Borovikov. Hmeljov väga heast kohast! Hmeljovid mängivad kombinatsiooni ning Rummu Dünamo läheb 2-0 juhtima. Segadus oli sellega, et milline joon on küljejoon. Ja skoorib Tanel Tillemann, söötjaks Kaspar Vainula, Ivanuško ja sellega Rummu Dünamo 2-1 juhtimas. Läheb parema jalaga löögile ja tabab raami, aga Silver Lill tõrjub ja nüüd pall põrkab välja, Riho Ruusamäe viigistab seisuks. Löögi Andrei Kisv püüdis. Gert Joakit säilitab palli ja sööt keskele ja Emil Errand Karu viib Rõuge Saunamaa 3-2 juhtima. Ja Ivanuško. Nüüd Ossipov jõuab pallini, paneb söödu keskele ja Emil Errand Karu! Tänane teine värav! Rõuge Saunamaa 4-2. Proovib viga sealt kalastada, tundub. Otsest ründemomenti sellest 10 sekundist, mis seda palli hoidis, ei olnud. Ja nüüd Stanislav Hmeljov sööt ette ja Aleksander Sepago lööb kolmanda Rummu poolt. Sarnaselt Kohilaga mängule üsna kaitsva suunitusega hetkel. Oi! Kaspar Vainula! Imeline löök! Kindlustab eduseisu Rõuge Saunamaa. Muidugi õpetussõnu ei vaja, ta juba teab, kuhu tulla. Aga Stanislav Hmeljov lööb ära Rummu 4. värava ja see on esimene 10 meetri karistuslöök, mis see on hooaja kosmosemängija tulnud väljakule. Emil Errand Karu ja Vainula proovib, aga Jaan väravas! Emil Errand Karu söödab Vainulale esimese löögi, Silver Lill tõrjub, aga Vainula tuleb ja lükkab selle nurgast tagasi sisse. Ja ongi nii, Rõuge Saunamaa võidab Rummu Dünamot skooriga 6-4. Esimene poolaeg, 2-0 taha jäänud Rõuge Saunamaa tuleb tagasi.